Pärnu linnavolikogu liige Aare Arvandana oli kummaliselt kõhnuke päevakord. Mis jäi tänasest niimoodi sõelale või mida kokku võtta? Jah, Kalev, tänan alustamise eest. Tänase volikogu istungil oli tegelikult 2 punkti, ja tähtsamad oli esimene ja viimane. No, esimene on siis Läänemere legendaarne kunstisadam. Jah, ja selle punktiga nüüd põhimõtteliselt koalitsiooni poolt nüüd selgus see, et on nüüd suht lõplikult on juba vesi peale tõmmatud selle projektile ja linn loobus, ütleme, investeeringutest. See tähendab nüüd seda, et rohkem justkui ei ole enam mõtet kunstisadama ideega enam volikokku tulla, et see on nüüd siis linnavalitsus on selle surnuks kuulutanud, maha matnud ja peietki ära pidanud. Tegelikult ütleme lootus sureb viimasena, et ega siis ütleme püssi veist päris nurka keegile visanud veel, et eks see võitlus ütleme veel jätkub. Jutt läkski meil sellistele ehitusprojektidele. Väga kummaline on see, mis käib kinnistu Lootsi 10 ümber. Sellest on nüüd ka kohalikus ajalehes üsna palju juttu olnud, et ei saagi nagu aru, kes tahab midagi sinna ehitada, kes ei taha sinna midagi ehitada ja kes leiab, et see, mida sinna tahetakse ehitada, et seda ei ole vaja sinna ehitada. Mis ta selgemaks sai? See Lootsi 10 on üldse selline väga huvitav teema tegelikult. Ehitatakse asi nendele, kellest tegelikult seda ei soovi. Et seal on praegu, et on vabatahtlike päästjate maja, aga samas on öeldud välja sellega nii Siseministeerium kui ka vabatahtlikud päästjad, et nendel sellist hoonet nagu Pärnus vajadust ei ole. Ja mis hästi kumab seal välja on see, et seal on 3. korrus on ehitatud, ütleme, elamisteks, kes tulevad nagu koolitustele ja 2. korrus on siis nagu bürooruumid ja 4. korrus on seminariruumid. Ja mis on hämmastav, et seminariruumides on 10 tualetti ja 2. korrustel ei ole. Täna nagu põhimõtteliselt volikogus oligi teema, nagu väga palju teema tualettide arvu kohta, et 1 korrusel. Ja tegelikult on linna arengukavas ju aastas 2025 pluss on juba see sama ehitusala, praegu on ta riigikaitsemaa, on tegelikult ju segahoonestusala. Ja mis eeldab seda, et kui näiteks täna ehitatakse valmis see riigikaitsehoone, et siis peaks, ütleme, selle valmimisel ja siis kui ütleme nagu segahoonestus, ütleme, erumajaks seda teha, peab tegema detailplaneeringu. Ja ma küsin ka seda, et miks, ütleme, ei ole linn kohe seda teed läinud, et kuna on ju juba olemas see arengukavas on kirjas, et tuleb segahoonestusala, miks ei oleks nüüd täna üldse teha küsimuse, et ühesõnaga, et kohe teha detailplaneering ja siis ei olekski vaja seda riigikaitsehoonet ehitada. Võiks niimoodi minna. Ja mida siis vastati? Vastati, siis tuleb teha detailplaneering. Praegu ehitatakse valmis ikkagi päästehoone. Praegu tuleb päästehoone, edaspidi muudetakse see eluhooneks. Niimoodi peaks aru saama. Selge. Aitäh, Aare Arva, ja aitäh meid kuulamast, vaatamast. Kohtume jälle. Arvata, et kuu aja pärast, siis on juba ka kevad kätte jõudmas ja siis on meil ka uued teemad, millest teile pajatada. Eesti uudistele Kalev Pilgats.